Tere ka meie poolt. Kuna täna on siin selline uuringute päev, analoog või digitaalne uurimine kipub täna natuke alt vedama, siis ma teeks kõigepealt niisuguse analoogküsitluse siin kiirelt spontaanselt. Tõstke käsi, kes osales hakkab looma unistamises. Nii, lausa pooled. Väga tore. Nii, ma olen tagasi. Mina olen Ede, igapäevaselt vean Vabamusharidussuunda. Minuga koos laval on siis gümnasist Heli, kes uurib just siis nende saadud andmete põhjal, kuidas siis noored näevad tulevikus haridust. Ja Otto, kes meil on AI ja robootikakeskusest, kasutaski siis talle käepäraseid töövahendeid ehk AI-d ja vaatas siis seda, milline see lugu siit kokku tuli sellest, mis siis eestlased aastasse 2050 vaadates ette nägid. Ma vist ei pea siis seletama, kuna siin nii paljud olid ise osalenud, et mis see hakkab looma algatus oli, aga nii nagu siin hommikuses avaettekandes räägiti, et sageli sellised riigi poolt, et riik ju ka korraldab meil igasuguseid tuleviku visioneerimisi ja tegelikult meie see asi saigi alguse, et me tegime ka Vabamus kliimaseaduse arutamist. Ja meil oligi paar inimest, kes täiesti süüdimatult saabusid kohale lootuses, et nad saavadki arutada kliimaseaduse teemat, aga tabas neid suur üllatus, et ei, meie otsustasime mitte arutada kliimaseadust, vaid meil oli koos selline aktiivne seltskond, keda muidugi oli sinna jällegi Eeva, kellel kuidagi ööpäevas on alati rohkem tunde kui teistel, et kõikide muude tegemiste kõrval mõtles Eeva, et tahaks ikkagi teha niisugust unistamise asja. Et just seesama, mida siin ka Salga noormehed äsja rääkisid, et see kaamos ja õud ja õõv selle kõige pärast, mis meil igapäevaselt muudkui tulevad sõjauudised ja keskkonnas, kuigi jah, EKRE rahvas ei usu, aga ikkagi läheb nagu olukord muudkui halvemaks, et kuidas kõige selle taustal ikkagi näha mingit positiivset tulevikuvisiooni. Ja just mõelda siis sellele, et unistamine ei pea olema mingi selline, millega ainult võib-olla ullikesed tegelevad. Ja nii me hakkasime siis seal koos käima, millegipärast just Vabamust sai meile staap. Juba siis 2024 suvest muudkui käisime koos. Jaanuarist hakkasime siis konkreetselt formaati välja töötama, mis on siis sisuliselt on tegemist ühe niisuguse suure, kui siin Salk tegi meil kvantitatiivuuringut, siis mina isiklikult olen antropoloog hariduselt ja mõtlesin, et me tahaks ikkagi väga sellist kvalitatiivuuringut ja ma ise usun sellesse, et kõige paremad uuringud on need, kus sa mitte ei vasta valikvastustele, sest need on sageli sulle ju ette antud, vaid laseme inimesel ise rääkida. Aga et kuidas luua selline formaat, et see oleks nii-öelda ise täituv, et me ei peaks koolitama välja 200 antropoloogi, kes siis käivad mööda Eestimaa erinevaid nurki ja küsitlevad inimesi, kes saavad siis ise vabalt rääkida, vaid siis töötasime välja sellise formaadi, kus inimesed saaksid ise täita, ise need oma unistused kirja panna ja seal samas formaadi väljatöötamisel oli siis samuti abiks meil politoloog Tõnis Salgast, oli psühholoog Janar, oli tulevikuseire ekspert Johanna, käis meil kohal ka tuntud sotsioloog Marju, kes ütles kohe alguses, et unustage ära, niisugust asja Eesti rahvas, eestlased ei oska positiivselt unistada, eestlased tahavad ainult musta sappi välja valada. Suutsime nüüd tõestada Marjule, et tegelikult on võimalik. Ja Citizen OS-i platvorm jällegi Eestis välja töötatud, selline õhinapõhiselt välja töötatud digikeskkond sai siis meile töövahendiks. Tagantjärele tarkusena võime öelda, et see võis olla natuke keeruline valik, et see on kindlasti meile niisugune esimene õppetund. Samuti võib-olla ka ise pean siis endale tuhka pähe raputama, et see formaat, mida meie eesmärk oli siis eelkõige saada kokku inimesed omavahel ühte ruumi, kus nad siis koos unistaksid võimalikult erinevad inimesed. Et see võib-olla oleks ka võinud olla veel lihtsam, kuigi me enda meelest tegime selle nii lihtsaks kui võimalik. Ja kõige lõpuks siis tulid meile veel appi Tallinna Ülikooli ja TalTechi teadlased, kes siis ka analüüsisid neid saadud tulemusi ja ma ütlen kohe ära kõigile, keda andmeanalüüs huvitab.
Salga omadele eelkõige, et need tegelikult tegemist on nii-öelda vaba varaga, kes iganes tunneb, et ta tahab nende andmetega midagi peale hakata, et see oli algusest peale meie eesmärk, et meie ei kogu neid kuidagi endale kõhu alla, vaid et kõik, kes soovivad, nagu näiteks gümnasist Heli, võivad siit edasi siis neid andmeid analüüsida, et millest siis eestlased unistavad, milline võiks olla Eesti aastal 2050. Ja saime kokku selle paari kuuga, käis meil siis unistamas, põhiline unistamispäev oli siis see üks talgupäev, mis Eestis on olnud ajalooliselt kujunenud talgupäevaks, et inimesed tulevad kokku, koristavad mõne küla, mereranna, mänguplatsi, metsaaluse ära, aga nagu seda juba ka vist oli 2005 aastal see, kui esimest korda tehti nii-öelda sellist võib-olla natuke unistamist, see oli tookord küll natuke praktilisemat laadi, siis meie võtsime seekord just eesmärgiks, et mitte mingeid piiranguid ei ole, need unistused ei pea olema otseselt tehtavad, need unistajad ise ei pea suutma neid kohe ka ellu viia, aga nad peavad unistama nii, nagu nad tahavad, lasta ennast täiesti vabaks. Ja seetõttu me ka siis natukene neid grupeerisime sellisel viisil, nagu me eeldasime, et võiks hästi töötada, et näiteks lasteaialapsed said meile joonistusi saata ja nagu te siit näha võite, siis lapsed ikkagi unistavad vingest tehnoloogiast ja ilusatest majadest, vikerkaare värviliste katustega. Üldiselt sealt kumas läbi, et lapsed ikkagi rõõm ja rahulolu ja see on see, millest lapsed unistavad. Natuke suuremad lapsed, ehk siis algkooliõpilased, see oli meil ka kõige aktiivsem grupp ja siin me peame just tänama siis eelkõige jällegi meie tublisid õpetajaid, kes ja näeme, et proportsionaalselt võib-olla oligi see maapiirkondade poole kaldu, mida me võime ka võib-olla põhjendada sellega, et seal ei ole muid tegevusi nii palju, bussid ju ei sõida, neil ei olegi muud teha, kui istuda ja unistada. Ehk siis ja üsna siis suurtes gruppides, et kõige suurem grupp, kui ma ei eksi, vist oli 42 õpilast, ehk siis üks õpetaja pani siis kõik õpilased kokku ühte ruumi ja ütles, rääkige, millest te unistate. Ja väiksed lapsed ikkagi unistavad asjadest, mida nad enda ümber näevad, nendel on hästi sellised praktilised unistused koolist, loomadest, loodusest ja ka rahast muidugi unistavad väiksed lapsed. Mida suuremad lapsed, seda rohkem nad unistavad rahast. Ehk 5. ja 9. klassi lapsed juba nende unistustes märksõna raha esines palju rohkem. Aga ikkagi ka koolist, linnast, linnaruumist, et ka maal elavad õpilased näevad tulevikus linnu, võib-olla sarnaselt, nagu me siin eespool juba ka kuulsime ja nägime mõnda pilti, et linn on selline kõrgtehnoloogiline, tihedalt koos see pilt, mida me nägime Tartu Raadi, ehk siis vastupidi sellele, mida me seal Tartu Raadi seal ERMi taga võime näha, kus praegu on tõesti hajaasustus, et võin kinnitada, et olen ise seal ka ükskord üritanud elektriauto laadimispunkti leida, et see tõesti ei ole väga mõnus linnakeskkond. Aga lapsed unistavad. Veel suuremad lapsed ehk juba noored keskkooliõpilased on väga dünaamilised, nemad näevad just liikumises ja ikkagi ka õppimine ja haridus on nende jaoks selgelt. Ja siin tuleb ka see tehnoloogia, et sõna tehnoloogia kui selline. Siis see, mida me algselt siis plaanisime saada kokku võimalikult eri vanuses, ehk siin tulidki meil 3–89 aastased inimesed unistasid koos gruppides. Et ma ise viisin ka Vabamus päris mitu sellist ringi läbi, kus võib näha siis täiesti keskmist unistajate seltskonda, kus olid siis niisugused minusugused keskealised naised, aga siin oli ka hämmastavalt palju mehi oli seal grupis, meil selles ühes grupis. Aga kindlasti neid seltskondi oli siis, meil olid ka näiteks Eesti raamatukogud, olid unistamispesadena kaasas. Paljud siis tegidki talgupäevade raames, et koristasid oma selle lõkkeplatsi ära ja siis istusid sinna samasse maha ja mõtlesid, et kuidas ikkagi 20 aasta pärast võiks see olukord olla hoopis teissugune. Ja siin tuleb selgelt välja, et täiskasvanud inimestega koos ka unistavad lapsed mõtlevad siis eelkõige rahust, perest, kodust, tööst ja loodusest. Ja andsime ikkagi ka võimaluse üksi unistada, kes said siis ise sinna Citizen OS-i keskkonda kirjutada, et neid oli õnneks üsna vähe, aga nagu me teame ja see sama eelmine ka kinnitab, et igasugustes uuringutes ja kus on vabatahtlikkuse alusel osalemine, siis ikkagi naised on alati 2 korda aktiivsemad.
Et siis ka siin olid naised, mis on ka huvitav ja mis on ilmselt kõikide sotsioloogiliste uuringute tegijate selline ka tulevikuks kaasavõetav teadmine, et ja eriti just noored tänapäeval ei taha enam määratleda enda sugu, et siin oli ka, nagu te kirge matemaatilise tehtega saate siin kindlaks teha, siis 128 + 47 ei anna kokku 292, ehk siis väga paljud noored ei pea seda üldse mingiks vajalikuks määratluseks enam tänapäeval. Vaatame siis täpsemalt sinna sisse, et mina jällegi siis antropoloogina usun sellesse, mida inimesed siis nii-öelda täiesti vabas sõnastuses ütlevad. Et jälle väga, väga tore võiks ju olla Eesti ilma EKRE-ta, siis kaoks ära ka see tuulikute vastasus ja kliimamuutuste eitamine. Huvitav jah, et tõenäoliselt meie sinna unistamisse siis neid EKRE noori jõudis ka võib-olla keskmisest vähem. Kuigi kindlasti just seal nooremate segmendis oli ka neid, kes päris palju ja Heli tegeles just sellega, et seal ikkagi seda müra ja sodi oli päris palju. Ja jälle andmeteadlased võivad ka öelda, et kindlasti oleks saanud seda uuringut paremini teha, et ka andmeid oleks olnud lihtsam analüüsida. Ja et VKG-st pole jälgegi, et see on Ida-Virumaa inimeste unistus. See on ka muidu oluline, et tänu sellele, et meil olid siis koolid nii aktiivselt kaasatud, et üle Eesti oli meil 120 kooli, siis saime tõesti kätte absoluutselt kõik Eesti maakonnad, kõik Eesti kaugemad nurgad. Väga aktiivne näiteks oligi Rakvere riigigümnaasium, kus meil toimus see esimene avalik koolide unistamine. Koolide unistamine oli siis terve üks päev ja väga mitmetes piirkondades oli näha ka nendest tulemustest, et oli näiteks Põhja-Pärnumaa vald, on siin keegi Põhja-Pärnumaa vallast, mina isegi pean tunnistama, et ma ei tea, mis haldusreformi järel, millest see Põhja-Pärnumaa vald on moodustunud, aga see oli üks ma ütleks, aktiivsemaid, tõenäoliselt selle valla elanike arvu kohta oli seal kõige enam unistajaid ja just siin äkki Are võib kuuluda sinna Põhja-Pärnumaa valla alla, ma arvan. Aga siin näeme, et põhikooli lapsed on eriti lennukate unistustega, et nemad unistavad just, et AI on meil kõikjal, meil on palju roboteid. Haridusest, millest Heli räägib kohe lähemalt, et ka seal nähakse siis, et ka õpetajaid võiks asendada robotid või ka mitte. Ja algkoolilapsed, siis mida väiksemad, et nendel on ikkagi natuke ka niisuguseid lennukaid unistusi, aga valdav enamus väikestest lastest ikkagi unistab sellest, et ma tahaks endale koera, ma tahaks saada arstiks, ma tahaks saada rikkaks. Ja üldised mustrid siis selgelt et see hariduse teema, et haridus on meie väikse rahva võti ja AI on seal juures meie sõber, mitte vaenlane, turva ja heaolu tunne, mõistagi me kõik unistame sellest, et sõda, ilmselt me mõtleme ühte konkreetset sõda praegu, aga üldiselt sõjad võiks olla olemata, ära lõppeda. Aga ka muus osas, et eestlastena tahaksime ennast tunda oma kodus turvalisena. Ja keskkond, mis meil praegu ju on, võiks sellisel kujul jääda. Ja linnad tõesti siis, nagu siin juba eelpool ka sai räägitud. Ja nüüd ma annan üle Helile sõnajärje. Jaa, aitäh, Ede! Mina siis, nagu juba tutvustatud sai, olen Heli Valgeveli Tallinna Reaalkoolist ja samal teemal kirjutan siis hetkel uurimistööd, hakkab looma unistuste põhjal. Ja see töö ise valmib kevadel, nii et täna esitlen teile esialgseid andmeid, nii et võib-olla siis mitte liiga palju tsiteerida. Ja võtan ka selle hetke, et rääkida üle, miks siis haridus on oluline. Sellest oleme täna juba rääkinud, aga esiteks nendest unistustest 70% olid noorte omad. See tähendab, et see oli ikkagi valdavalt kooli lastele suunatud küsitlus. Ja teadmine, millesse mina siiralt usun ja ma loodan, et ka teie kõik siin saalis siiralt usute, on see, et hea haridus on tuleviku Eesti alustala. Ja nagu Eeva hommikul ütles, siis aastal 2050 positsioonil olev peaminister on hetkel täna koolipingis, nii et sealt see kõik ju alguse saab.
Aga lähme siis unistuste sisse. Kõik siis märksõnad ehk kodeeringud jaotusid või koondusid ise 5 suuremasse gruppi. Ja ma alustan siis sellest ühest väiksemast õpetajatega seotud unistused. Siin kolmandik siis puudutas õpetajate käitumist, seal all on unistused nagu ma soovin, et mu õpetaja ei oleks nii range, ma soovin, et mu õpetaja ei oleks nii karm, ma soovin, et mul oleks hea õpetaja. Ja pooled siis räägivad pädevusest, rollist, järelkasvust, ühesõnaga üldiselt õpetaja ametist tulevikus. Ja seal all on siis ka unistused valdavalt siis algkoolist, kus lapsed ise ütlesid, et ma tahan saada õpetajaks, sest seal algklassis olid need kõige konkreetsemad. Ja siis kommenteerin nüüd seda Ede robotite unistust, et 3 korda rohkem oli seda unistust, et ma unistan, et mu õpetaja on tulevikus inimene. Ja 3 korda vähem siis oli seda, et ta oleks robot. Järgmine kategooria suuruselt oli siis sotsiaal-emotsionaalne heaolu, kus domineerib positiivne õpimotivatsioon, aga tegelikult ka see, et klassikeskkond oleks sõbralikum. Ja seal oli üks selline unistus, mis ausalt öeldes tegelikult minu jaoks võttis pisara välja. Tsiteerin nii, nagu ma mäletan. Mina unistan sellest, et kui minu laps läheb kooli, ta ei pea kartma, et teda kiusatakse või maha tehakse. Et mina loodan ka, et minu lastel sellist kogemust ei ole. Aga seal olid ka see, et üldse, et koolis ei oleks kiusamist ja et klassikaaslased oleks lahkemad ja nii edasi. Et siis selline. Järgmine, ehk siis kolmandik kõikidest nendest haridust puudutavatest unistustest olid korralduse kohta. Ja siit tuleb selgelt välja, et noored tahavad selget muutust. Koolisüsteem on liiga koormav, meil on vaja lühemaid koolipäeva, vaheaegade igatsus, veerand. Ma ei jaksa nii kaua koolis olla, ma ei suuda, on see selge sõnum siin. Ja ma tahaksin ka välja tuua mitmekesisema koolilõuna, mis on, ma ütleks, et minu igapäevane vestlus. Ja siis isegi isegi natuke suurem kui kolmandik on õppimise sisu puudutav. Ja kõikidest nendest sektoritest tegelikult tuleb välja üks asi, mitmekesisus. Mitmekesisemad tunnid ja võimalused koolimajas ja tehnoloogia kasutamine. Ja seal all on siis unistused, nagu näiteks mina unistan, et aastal 2050 on koolis huvitavad uued õppeained. Jah, mina ka. Ja viimaseks tooksin siis välja, et kuigi, nagu Ede rääkis, unistamise formaadi üks põhimõte oli positiivsus ja see, et me vaataksime oma tulevikku võib-olla isegi natuke liiga optimistlikult, aga oli protsent õpilasi, kes ei suutnud ikkagi seda kooli osast teha ja koolist räägiti, kui et ma unistan sellest, et kool ära lõppeks. Ma unistan sellest, et ma pärast kooli saan teha neid asju, mida ma päriselt tahan ja nii edasi. Aga sellele vastanduvalt unistusformaadi viimane küsimus, ükskõik siis mis vanusegrupis, oli, et mida ma saan täna oma unistuse elluviimise jaoks ära teha. Ja sellele vastasid õpilased hästi õppida, saada hea haridus ja nii edasi. Ja need 2 tegelikult täiesti vastanduvat soovi näitavad meile, et noored tahavad õppida. Ma tahan saada targaks, ma tahan teada kõiki maailma asju, aga mitte ei taha ma seda omandada niimoodi, nagu see tänapäeval käib. Ma tahan, et haridussüsteemi korraldus ja sisu oleks teistsugune ja siis ma lähen hea meelega kooli, mitte ma ei unista selle lõpetamisest. Aitäh!
ja just nimelt, et kuidas siis edasi, et nii nagu Heli välja tõi, et õpilased, tegelikult see oligi siin üks seltskond Pärnumaa noori, pakkus kohe välja ka lahenduse, et mis me siis hakkame kohe pihta, mis me siin jutustame. Et tegelikult täna siin, ma arvan, kõik saalis istujad on selles osas nõus, et ei tasu lihtsalt siin sooja auru välja ajada, vaid hakkame siis kohe tegutsema. Kõige raskem samm on teatavasti see esimene samm diivanilt püsti tõusmine. Mina soovitan teil kõigil, me tahtsime küll täna ka seda unistamist siin teha, aga ma soovitan teil kõigil seda ikkagi iseseisvalt ette võtta, kas oma sõpradega, töökohtadel, kooskondades, sugulastega näiteks, et just seltskondades võtke see unistamine ette, et mõelgegi ennast aastasse 2050, mida te seal näete ja katsuge luua selline positiivne õhustik. Ja kes seda ise ei jõua teha, siis ma võin teile öelda, et 2026 aastal tuleb unistamise päev. Et see oli meil siin kõigest esimene samm. Saime sellise esimese kogemuse, 6000 inimest unistas koos üle Eesti, mis on minu meelest väga suur saavutus. Ja nüüd Otto räägib teile siis sellest, mis AI sellest kokkuvõtte tegi. Head kaasteelised! Oleme rääkinud palju sellest elevandist toas, numbritest, rasketest valikutest, SKP-st, CO2-st. See kõik on väga oluline alus meie eluolule. Aga vundamendile ehitatakse kodu. Kodus ei ole numbreid ja majanduskasvu. Kodus on inimesed, kodus on tunded. Mina täna siin Otto Mätasena olen vaid vahendaja. Selle loo, mida ma teile jutustan, on kirjutanud tehisaru nimega Eesti unistaja. Ja nüüd ma loengi selle loo teile ette, kuidas siis tehnoloogia tunneb nende unistuste põhjal, millises Eestis me elame. Mina olen Eesti unistaja. Minu töö on olnud kuulata. Ma olen kuulanud tuhandeid lapsi koolipingis, vanaemasid maal, ettevõtjaid linnas. Nad pihtisid mulle, millest nemad unistavad. Ja teate, mis on huvitav? Kui ma panin need 1000 killot kokku, ei tulnud sealt välja Exceli tabelit. Sealt koorus välja üks väga ilus, väga inimlik ja väga aus lugu. Ma palun teilt nüüd midagi lihtsat. Unustage korraks teekaardid ja strateegiad. Võtame toolil mugavama asendi. Hingame kõik koos korraks sügavamalt sisse. Ja lähme. Me teeme väikese rännaku aastasse 2050. Kujuta ette, et on ühe tavalise kolmapäeva hommik aastal 2050. Sa ärkad. Ja esimene asi, mida sa märkad, on vaikus. Mitte see rõhuv vaikus, vaid selline puhane, värske vaikus. Sa lükkad akna lahti. Aastaid tagasi kostus lärmi, automüra, vahel isegi sireene. Nüüd kostub vaid linnulaul. Õhk, mis tuppa voolab, on karge ja puhas. Selline, nagu vanasti oli ainult sügaval metsas. Aga nüüd on see siinsamas, sinu koduakna taga, linna südames. Te mõlemad, sina ja õhk, ootate iga hommikust kohtumist. Sa vaatad aknast välja ja linn on märkamatult muutunud. See ei ole enam betoonist džungel. See on aed. Majade vahel on pargid, kogukonnaaiad, rohelus on võtnud võimust halli üle. Loodus ja loodu on lõpuks ometi sõbraks saanud. Nad elavad õnnelikult koos. Sa hakkad tööle minema, aga sul ei ole kiiret. See, mis kunagi oli hommikune tipptund või liiklusraev ja tekitas stressi, see on kadunud, just kui meelestki pühitud. Sa istud ühistransporti, olgu siis selleks vaikselt vihisev trammikene või midagi muud nutikat, mis jõuab kohale täpselt selleks ajaks, kui sina seda vajad. Autod on tänavatelt taandunud, andes ruumi inimestele, jalakäijatele ja jalgratturitele. Need vähesed sõidukid, mis liiguvad, ei jäta endast maha tossupilve, vaid ainult vaikse vihina. Me oleme kliimamuret seljatanud, meil on endiselt 4 aasta aega.
lumised talved ja soojad suved ja me oskame neid jälle nautida. Aastal 2050 on Eesti endiselt Eesti. Me räägime eesti keeles. Meie kultuur on elus ja õitseb. Aga midagi on muutunud meie olemises. Me hoiame rohkem kokku. Nii linnas kui ka maal on tugevad kogukonnad. Naaber tunneb naabrit. Kui kellelgi on raske, siis aidatakse. Mitte keegi ei tunne ennast üksi ega mahajäetuna. Ei Tallinnas ega väikeses külas Võrumaal. Külakuhjas kaklemisele on täna üsna absurdne tagasi mõelda. Elu maal on taas au sees, sest tänu nutikatele lahendustele on seal vähemalt sama mugav elada kui linnas. Aga ilusam on. Vahel mõtled isegi, peaks ehk maale minema. Head kuulajad, palun tulge nüüd minuga tagasi aastasse 2025. See pilt, mida ma üritasin teile just maalida, see vaikus, see rohelus, see inimlikkus ja see rahu, see ei ole minu väljamõeldis. Samuti pole see utoopia. See on kokkuvõte tuhandetest päris unistustest. See on see, mida meie, Eesti inimesed, tegelikult igatseme, kui õhtuti silmi sulgeme. Palun ütle mulle, et see ei ole nii. Need majandusteekaardid, millest me täna siin räägime, energia, ehitus, transport, tööstus, maakasutus, need võivad tunduda kuidagi kuivad ja ehk tehnilised, aga tegelikult on need ju sillad. Need on sillad sellesse samasse hommikusse aastal 2050. Kui me ehitame targalt, siis me ehitame seda vaikust. Kui me planeerime tähelepanelikult, siis me planeerime seda aega, mida inimesed saavad veeta oma pere ja kogukonnaga. Kui me hoiame loodust, siis me kingime oma lastele selle puhta õhu, mis akna taga hommikust kohtumist ootab. See elevant toas ei pea olema mitte hirmutav elukas, kes tallab kõik jalge alla. Kui meil on ühine unistus, ja ma arvan, et meil see on, siis me saame selle elevandi selja taga käia mööda laia rada tuleviku suunas, mida me kõik südames tegelikult soovime. Eesti unistus on elus ja see on meie kätes, et see täide viia. Aitäh! Jah.